Tere tulemast webinarile 3 peamist viga, mida uudiskirjades tehakse. Mina olen Laura Hallaste, olen copywriter ja kirjutamise mentor. Ja täna võtamegi sellise põneva teema käsitlusele ja tegelikult neid vigu, mida uudiskirjades teha, on väga erinevaid. Ja võib-olla natuke arutamegi selle üle, et kas need on sellised ühekordsed vead, mis mõjutavad, kas need on pigem tehnilised, strateegiaga seotud või sisulised vead, mis enim tulemusi röövivad. Ehk kui sa oled juba meiliturundusega mõnda aega tegelenud, siis võid märgata mõnikord ei lähe nii hästi, et ei tule tulemusi, aga mis see mõjutab? Mis mõjutab kõige rohkem seda, et uudiskirjad tooksid tulemusi? Ja enne, kui me lähme siis selle teema juurde, ma jagangi siis sinuga enda slaide ja kõigepealt vaatame tänase päevakava üle. Ja kui sa siin otse oled Zoomis, väga tore oleks ka näha nägusid, et kes saab, võib kaamera sisse lülitada. Ja meil kindlasti lõpupoole tuleb ka siin küsimuste voor, kus ma vastan teie küsimustele. Aga nii, siis hakkame vaatama 3 peamist viga, mida uudiskirjades tehakse. Nii, kõigepealt siis, mida sa siis täna teada saad tänasel webinaril? Kõigepealt ma natukene aga avan seda, et mis on uudiskirjade roll üldse turunduses. Ehk, et miks peaks meiliturundusega tegelema ja neid uudiskirju saatma ja lihvima, et kuidas nad paigutuvad üldse turunduses, tänapäeva turunduse mudelis ja mis faasides neid uudiskirju siis üldse välja saata. Siis ma loomulikult nagu lubatud räägin vigadest, mida uudiskirjades tehakse ja mõned ka näited või nipid, kuidas neid parandada. Annan sulle siis täna ka infot, et kuidas siis nende uudiskirju paremaks muuta, ehk millised on sinu võimalused edasi selle kohta uurida, õppida. Ja siis on ka küsimuste-vastuste voor lõpupoole. Ja kõigi vahel, kes siin lõpuni osalevad, siis ma loosin välja ka mitte kirjavigade, vaid uudiskirjavigade siis kontrollnimekirja, et uudiskirja kontrollnimekirja, kus sa saad siis üle vaadata, et kas sul on kõik uudiskirjas korrektne, kas see on valmis välja saatmiseks. Nii, ja webinar kokku kestab umbes 1 tund ja see salvestub, et saad kõigile, kes siin osalevad, kes on ennast kirja pannud, ma saadan ka salvestuse. Ja kõigepealt ma ka natuke tutvustaks ennast, sest siin on palju inimesi, osasid ma juba tean, aga osad on minu jaoks uued näod. Et võib-olla ma tahaks ka teada, et kes meil siin täna koos on, et sa võid panna siis chati, kui sa oled siin Zoomis otse, et milline üldse on sul kogemus uudiskirjadega, et pane 1, kui sul ei ole üldse kogemust ja sa alles alustad, 2, kui sa oled natuke kursis ja oled mõnda aega tegelenud, ja 3, kui sa oled edasi jõudnud ja sa tead juba üsna palju, et otsid lihtsalt lisainformatsiooni või mõtteid siit webinaril, et pane julgelt, et milline sul kokkupuude uudiskirjadega on. Ja siin on päris alustajaid näen, siin on neid, kes on mõnda aega tegelenud ja mõned on ka siis edasi jõudnud. No väga vahva, tõesti selline seltskond koos, et on erineva kogemusega inimesi. Et ma proovin siis igaühele midagi anda, ehk igaüks saaks natukene siis mõtteid, inspiratsiooni tänaselt tasuta webinarilt. Ja kes ma üldse olen ja miks ma sellest uudiskirjade teemast, meiliturunduse teemast siis täna räägin? Ma olengi siis copywriter ja kirjutamise mentor ja ma olen juba üle 12 aasta turunduse valdkonnas tegutsenud ja miks ma just siis olen nüüd copywriter ja kirjutamise mentor on see, et ma olen eelkõige töötan siis sisuturundusega, sisuga ja olen töötanud niisuguste premium brändidega, kus peab võib-olla rohkem selgitama, miks see toode või teenus väärtuslik on. Ja juba aastaid tagasi väga toimiv mudel oli siis blogi ja uudiskirja kombinatsioon, sinna juurde võib-olla sotsiaalmeedia turundus. Ehk see teema on mulle väga tuttav ja väga südamelähedane, uudiskirjade teema. Ja ma ütleks, et muidugi tänapäeval nüüd, ma ütleks, et blogid on ka, oleneb valdkonnas, nad võivad olla väga, tuua tulemusi, olla asjakohased, aga ma ütleks, et uudiskiri on uus blogi. Ehk uudiskirja nagu selline populaarsuse väärtus on ajas tõusnud ja rohkem
siis seda kasulikku infot on liikunud sinna siis uudiskirja enda sisse tihtipeale. Et muidugi saab neid uudiskirju erinevalt üles ehitada, erineva pikkusega teha, aga rahvusvaheliseltki vaadates siis võib öelda, et uudiskiri on uus blogi. Ja mul ongi siis ka pikaajaline kogemus nii uudiskirjade, blogidega, kodulehe tekstidega, ka sotsiaalmeedia turundusega. Ehk olen siis enda pead ja jalad turunduse valdkonda andnud. Ja nüüd, mis valdkonnas ma olen tegutsenud, ma olengi uudiskirju kirjutanud nii e-poodidele kui ka siis näiteks üritusturunduse valdkonnas konverentside ja webinaride turundamiseks. Ja nüüd ka enda ettevõttes Ankur Turundus ma tegelen meiliturundusega. Ehk enda uudiskirja ma lõin 2024 aasta jaanuaris ja praeguseks võin öelda, et see on üks kõige paremaid, tulusamaid kanaleid minu äris, et enamik müüke tuleb uudiskirja vahendusel. Ja mida ma siis turundan või müün enda uudiskirja vahendusel, et koolitusi, seminare, aga ka ma olen ka teenusepakkuja, ehk ma kirjutan näiteks kodulehe tekste või uudiskirju, ehk mul on ka tulnud siis üks-ühele konsultatsioonikliente ja ka siis copywritingu kliente just uudiskirja vahendusel. Et inimesed kas teevad tellimuse siis keskkonnas, kus saab koolitusi osta või kirjutavad lihtsalt, helistavad, vastavad kirjale. Et niimoodi see käib, et minu jaoks on uudiskiri enda ettevõttes, on uudiskiri väga tasuv kanal ja ma olen seda ka enda klientide puhul näinud, kuidas uudiskiri võib tuua päringuid ja müüke ja olla tõeliselt tulemuslik turunduskanal. Ja siin on erinevaid siis selliseid, veel inimesed vastavad, et kui kaua keegi on tegutsenud, et see on ja väga vahva teada, et siin on tõesti erineva tausta ja kogemusega inimesi. Ja siis minu ettevõttes siis uudiskirjade vaatasin just üle, et keskmine avamismäär on 51% ja klikimäär on 3,6%. Ehk ütleme, et keskmised siis on rahvusvaheliselt olenevalt valdkonnast on siis avamismäär 20–30% ja klikimäär 2–6%. Ehk ütleme, mul ei ole võib-olla iga kiri siis lingiga või call to action'iga, et mõned on ka sellised väärtuskirjad, kus mul väga ei ole kuhugi klikkida, et see on, kuidas on üles ehitatud see turundus uudiskirjade vahendusel. Aga et julgustan sind ja annan teada, et tõesti uudiskirja kaudu uudiskirja saab enda ettevõtte jaoks tööle panna või siis kes on teenusepakkuja, siis klientide jaoks ka. Ja nüüd lähme edasi, vaatame, mis roll üldse uudiskirjadel on tänapäeval turunduses ja mis roll on neil siis just praeguses hetkes 2025. aastal. Ja hiljuti ka avaldati selline väga põnev uuring ehk State of Email 2025 report ehk siis Validity Litmus siis uudiskirja platvorm avaldas selle uuringu ja siin nad ei käsitlenud ainult enda siis platvormiga liitunud kliente, vaid ikkagi see küsitlus ja uuring oli erinevate ettevõtete seas, et ka kes kasutavad mõnda teist meiliturunduse platvormi. Et see selline põnev uuring, mis kohe numbriliselt annab kätte ja ka sisuliselt, et mis roll uudiskirjadel on. Ja üks peamine mõte siis ongi see, et 2025. aastal on uudiskirjad klientidega suhete loomiseks ja hoidmiseks, mitte üksnes pakkumiste jaoks. Et võib-olla olid ajad 10-15 aastat tagasi, kus inimesed ootaski peamiselt pakkumisi, mulle tuli veel mingi pakkumine, aga nüüd meile mailbox on tulvi nendest pakkumistest, et kuidas sa saad selles infotulvas siis eristuda ja väärtust pakkuda, et ei oleks ainult müügikirjad, vaid kliendid saaksid ka siis midagi väärtuslikku, midagi kasulikku. Ja kuigi ma mainisin siin avamise ja klikkimise määrasid, siis see ei ole ainus kriteerium, mille alusel uudiskirja edukust mõõta. Ehk mõnikord võibki öelda, et kui sa enam ei saadaks uudiskirjad, mis su äris muutuks. Ehk ka uudiskirjad on ka oluline selline meeldetuletuse brändingu kanal. Ehk see suhete loomine ja hoidmine, mis uudiskirjade vahendusel võib toimida, et ei olegi alati, uudiskirjadel võivad olla erinevad eesmärgid, ei ole alati ainult müük, ehk võib olla ka see
branding ja see meeles hoidmine ja kliendi suhte hoidmine, et kui uudiskirja ära võtta sealt enda turunduse siis tunnelist, siis mis siis juhtub, on ju, et kas tulemused muutuvad, et see on ka selline üks nagu mõttekoht uudiskirjade puhul. Ja võibki ka öelda, et uudiskirjad on siis oluline puutepunkt kliendi teekonnal. Ehk nüüd on kas siis uuringutes leitud, et kliendi teekonnad on mitme puutepunktiga ja 8 juhul 10 puutub klient brändiga kokku läbi mitme eri kanali. Ehk see on siis selline Google'i poolt avaldatud uuring, arvamus, et selles suhtes, et üks kanal kindlasti on ju tasulised reklaamid ja sotsiaalmeedia, aga kuidas sa saad neid puutepunkte veel luua ja seda veel soodsa hinnaga, et kuidas sa saad kliendiga neid kokkupuuteid, sest on leitud, et külmade kontaktide puhul võib vaja minna üle 20 puutepunkti enne, kui toimub ost või konversioon või see klient saab nagu üles soojendatud. Et see konkreetne number nüüd sõltub toote teenusest hinnast ja kõigest sellest erinevatest faktoritest, aga vähemalt 8–10 kokkupuudet on selle brändiga enamasti vaja, et midagi toimuks. Ja kui see kokkupuude toimub ainult läbi sotsiaalmeedia või tasuliste reklaamide, siis see võib tasuliste reklaamide puhul lihtsalt minna väga kalliks, aga sotsiaalmeedia puhul ka see, et sa sõltud sellest algoritmist, algoritm pidevalt muutub ja kas enamik postitusi üldse ei jõua sinu klientideni. Ehk see on selline väga vaevarikas ja keeruline tee. Seevastu, kui sa jõuad tema inimese postkasti, et see on ka siis üks võimalus, kuidas saad kliendiga kontakti luua ja hoida ja talle jälle meeles püsida. Et ütleks, et email on väga oluline siis kliendi teekonnal, et kui see on osa sinu turundusest, siis see võib ollagi see üks puutepunkt, kus klient sinuga, sinu brändiga kokku puutub. Ja kui vaadata nagu seda kliendi teekonda lähemalt, et muidugi paljudele ilmselt tuttav AIDA mudel, et kuidas see klient liigub ostule lähemale, siis esimene aste ongi see teadlikkus, et inimene alles märkab sind ja see ei ole siis ilmselt uudiskirja vahendusel, aga ta näiteks näeb sind sotsiaalmeedias kodulehe vahendusel näiteks, et inimene jõuab sinu kodulehele, loeb mingit artiklit ja siis ta võib ka siis uudiskirjaga liituda, et kas on liitumise vorm või on mingisugune juhend, mida inimene saab alla laadida, et ta jõuab uudiskirja, et alles nagu inimene saab teadlikuks sinust. Teises astmes inimene hakkab huvi tundma, et siis ka kasutatakse ju retargeting, taasturundusreklaame, ka erinevad blogipostitused, võib-olla webinarid. Aga et siin juba kliendi soojendamise juures päris olulist rolli mängida uudiskirjad, et uudiskirjasid saab kasutada siis kliendi huvi süvendamiseks ja et ta saab rohkem õpib sinu brändi tundma, sinu toodet, teenust. Järgmises faasis juba süveneb võib-olla see soov, et inimene hakkab variante kaaluma, et kas osta seda või teist, et kui ta on juba rohkem huvitatud. Ja siis inimene käib võib-olla müügilehel või vaatab hinnakirja, korduma kippuvad küsimused, eks ole, tagasiside, aga selles faasis on päris head uudiskirjad ka, et kui seal eristada või vastavalt on automaatkirjades nii-öelda vastavad kirjad, et mis on soojemale kliendile mõeldud, et saab päris hästi neid uudiskirju siis suunata sellele kliendile, kes neid vajab, nagu õiges astmes õige sõnumiga nii-öelda uudiskirju. Ehk siin tuleb uudiskirja päris hästi appi. Ja loomulikult ka siis müük, oste, broneering, et siin ka võib see toimuda siis uudiskirja vahendusel, võib ka toimuda kodulehel kuskil müügikõne või chati vahendusel, aga ka uudiskirja vahendusel siis tuleb inimene, võib teha ostu. Ja inimesed siin kommenteerivad, et siin kindlasti ma vastan ka küsimustele, võib-olla rohkem lõpupoole. Aga et pane julgelt oma küsimused siia ja sa võid ka panna siis see hashtag trailib küsimus siia küsimuse ette, et siis Sandra, kes mul on siin täna abiks, et ta saab aidata need küsimused kokku korjata ja vastan neile siis webinari lõpupoole. Aga lühidalt et ma ütleks, et uudiskirjal on päris oluline roll kliendi teekonnal, et kui sul seda uudiskirja meiliturundust ei ole nii-öelda turunduskanalites,
või turundus sellises funnelis, müügitunnelis, et siis on võib-olla raskem neid kliente soojendada ja ostuks ette valmistada, et uudiskirjad aitavad seda päris hästi teha. Ja muidugi inimene võib ka liikuda, et vahepeal on võib-olla soov ja huvi suurem, siis jälle ei ole nii huvitatud, aga ta võib ka tagasi liikuda sellesse punkti, kus tal on suurem soov ja lõpuks ta jõuab selle ostuni, et tal läheb neid puutepunkte lihtsalt päris palju vaja. Et küll ja sotsiaalmeedia tähtsus tänapäeval on tõusnud, aga et seal neid kliente konverteerida ehk niivõrd soojendada ja ostma panna on keerulisem, sest seda tähelepanu võitmine, hoidmine on keeruline tänu nendele muutuvatele algoritmidele ja sellele, et sotsiaalmeedia ei kuulu meile, aga uudiskirjalist kuulub iga ettevõtte omanikule või siis kes sellega parasjagu tegutseb ja on rohkem sinu kontrolli all. Et see on siis selline oluline tõsiasi. Ja kui teha seda uudiskirja, siis meiliturundust, et siis on ka siin uuringus hästi ära toodud, et milline on uudiskirjade tasuvus. Ja seal leitigi siis seda, et 35% ettevõtete puhul oli meiliturunduse tasuvus 36:1 ehk iga kulutatud dollar tõi tagasi $36. Ja 30% ettevõtete puhul oli tasuvus veel suurem ehk vahemikus 36:1 kuni 51 ehk iga dollari kohta kuni $50 tuli tagasi. Ehk ütleme nii, et emailiturundus on endiselt hästi tasuv kanal ja hästi tasuv turundusmeetod ja kui seda õigesti teha, võivad tulemused olla päris head. Et see siis täna sulle kõigepealt selline meeldetuletus, kes veel ei tegele, et kas tasub tegeleda või kes võib-olla tegelevad mingil määral, aga et ei ole saanud seda tasuvaks, siis on võib-olla vaja veel midagi teha, midagi muuta enda meiliturunduses ehk et need uudiskirjad hakkaksid sinu ettevõtte jaoks tööle. Ja milliseid vigu siis uudiskirjades vältida? Et siin võite tõsta käe püsti, kes on teinud selliseid vigu, et näiteks on uudiskirjas olnud katkine link, et on olnud mingid kirjavead ja kiri on läinud valele listile või valel ajal, et mina olen kõiki neid selliseid tehnilisi apsakaid teinud, et sa võid ka märku anda, kas sa oled neid vigu teinud. Nii ma praegu siin ma pean siis panema korraks ja siin inimesed tõstavad kätt. Aga jah, Sandra on teinud neid vigu ja et sellised tehnilised apsakad vead võivad väga kergesti juhtuda, et see on tõepoolest tõsi, aga et sa võid ka juba chatis märku anda, et milliseid vigu sa veel oled ise teinud või märganud üldse uudiskirjades, et ja kõik apsakad on läbi käidud, et just tehnilised apsakad on võib-olla need, mis lihtsalt torkavad silma, aga samas need on ka hästi inimlikud ja sellised andestatavad, et aga milliseid vigu sa võib-olla veel oled näinud, et mis siin on häirinud võib-olla uudiskirjade puhul, et võib-olla andke märku või kirjutage chati, mis mulje sul on jäänud nagu sellest. Nii. Korraks panen enda ekraaniga kinni, et siin vaadata, panen enda lower hand ka. Et andke märku, et mis teil on jäänud. Et lingi pealkirja muudad ära, aga hotlink viib eelmisele näiteks ja mul on ka seda juhtunud, et võtab mingi sama põhja või malli ja siis on jäänud mingi vale link lihtsalt ikkagi. Kiri ei näe mobiili vaates sama välja, mis desktopi ekraani vaates ja mul oli ka ükskord, ma hiljuti ka tegin meiliturundust, aga ma võtsin ühe vana tegija põhja, ma arvasin, et kõik on seal kontrollitud, ei kontrollinud üle ja mobiili vaates see asi nägi lõpuks jama välja. Õnneks ma sain korduskirja saata seal ja nii, aga et selles suhtes olen ka seda apsakat läbi käinud. Pilt on katkine, uudiskiri hästi mahukas ja jääb poolikuks. Uudiskirjas on sooduskood, mida e-poes polegi kogemata aktiveeritud
ja kõik teinud jah, et kõik see uudiskiri nagu ei lähe ülejäänud turundusega nagu kokku, et ei ole kontrollitud, kas see kampaania ikka toimib, et kui uudiskiri välja saata, et kas kõik kampaania jaoks vajalikud ettevalmistused on tehtud, eks ole. Ja et saadab testkirja endale, jah, see on kindlasti üks selline oluline asi, mis aitab neid vigu vältida, et endale kõigepealt see saata ja võib-olla ka mõnele kolleegile, tuttavale, kes aitaks seda nagu üle vaadata, just. Ja, et neid vigu on tõesti päris palju erinevaid ja apsakaid, mis saab uudiskirjades juhtuda. Aga täna ma siin võib-olla natukene lähengi nagu sügavamale, puudutan selliseid vigu, mis on rohkem nagu sisulised vead ehk uudiskirjade sisu. Ja need on juba sellised vead, mis ei torka võib-olla isegi niimoodi silma, et kõik on nagu justkui okei, et mingit linki katki ei ole kuskil, kõik on nagu justkui hästi. Aga need on sellised väiksed puudujäägid, mis nagu söövad seda, et inimesed võib-olla ei ava neid kirju, ei loe, nad ei tegutse, et need uudiskirjade sisus endas jääb midagi sellist puudu, miks inimesed ei tee tegevust. Keegi ütleb ka ja siis siin, et kui mida teha, kui jääb suurem apsakas sisse, kas saata uuesti vabandusega? Jaa, ma olen küll neid vabanduskirju ka saatnud, aga et oleneb, milline see viga on. Kui lihtsalt kirjaviga, no siis lihtsalt neelad alla, aga et kui läks ikka valele listile või mingi vale link on lausa puudu või vale link, et siis võib ka uuesti saata. Ilma hinnata asju on palju, et võtke ühendust, kui soovite ja et siin ka siis räägin täna sellest üleskutsest call to action'ist, et kuidas see võiks olla. Ja heal juhul kogemus saatsin vabanduse, selgituseks tulemus oli päris mitu unsubscribe'it. Ja et alati muidugi on ka see, et inimesed ka lahkuvad uudiskirjast, et siin on nagu mõningal juhul noh, tegelikult võib öelda, et list puhastab ennast ise, et inimesed, kes ei ole enam huvitatud, nad paratamatultki mingi hetk lähevad ära, et see, et inimesed liiguvad, tulevad, lähevad, see tegelikult on normaalne. Aga et kui neid lahkujaid on mingi hetk rohkem, et siis võib-olla on midagi strateegias või uudiskirja sisus olnud sellist, mis ei sobi. Et siin on erinevaid siis strateegiaid ja mõtteid selles osas, mida nende vigade puhul teha. Aga jah, kuna mina olen ise siis copywriter, ma olen kirjutaja ja eelkõige siis täna ma käsitlen siis selliseid vigu, mis on sisulised ja vaatame pealkirju, uudiskirjade sisu ja mida sealt saab teha ja muuta, et inimesed avaksid neid kirju ja need ka oleksid mõjuvad. Ehk rohkem selline sisuline strateegiline pool, mida me siis täna vaatame, siis tegelikult neid vigu võib olla ju väga palju erinevaid, aga et mõned vead on sellised võib-olla silma torkavad, tõesti mingi link on katki, aga need sisulised vead on siis vaikselt nagu mõjutavad seda, kuidas listis olijad tunnevad, kuidas see uudiskirjad neile mõjuvad ehk tegelikult need sisulised vead on isegi kriitilisemad ja olulisemad pikemas perspektiivis. Et näitan siis, vaatame siit edasi. Ja mis on siis esimene viga, mis puudutab uudiskirjade sisu, ongi see, et pealkiri ei kutsu avama. Ehk et on võib-olla sellised aastaid tagasi, ma mäletan, oli seda rohkem, et oli sellist üldsõnalisi pealkiri nagu, et uudised või juuli uudiskiri või lihtsalt sooduspakkumine, et noh, mis on lihtsalt nagu ei kutsu, et võib-olla kui sa jah, on mingi bränd, kellega sul on pikaajaline side ja siis okei, et nüüd on ta sooduspakkumine, ma lähen vaatan, aga kui lihtsalt jah, noh, lihtsalt on igavad pealkirjad. Ja juba aastakümneid tagasi siis Dave Ogilvy, kes on copywriter, ta ütles, et 80% lugejatest ei kliki kunagi pealkirjast kaugemale ja seda ta rääkis lihtsalt nagu artikli pealkirjadega seoses. Aga no vaadates, et kui keskmine avamismäär on uudiskirjade 20–30%, siis see võibki olla, et enamik inimesi ei kliki pealkirjast kaugemale. Ja no mida siis saab teha selleks, et inimesed rohkem klikiksid, et see pealkiri peaks siis olema kutsuv ja huvitav, et inimene tahab seda kirja lugeda. Ja noh, ongi fookus saatjal, mitte lugejal, et sa räägidki enda lihtsalt pakkumine. Ja võib-olla ka sellist, mis torkab ka silma, et võib-olla tuimad sellised tõlkelaused või ai tekst, mis ei ole nagu läbimõeldud ja siin jääb selline nagu pisut kohmakas võib-olla.
et siin on muidugi inimesed jagavad eri kogemusi, mis neil toimib, aga et ja, et sellised võib-olla igaüks saab testida, kuidas tema uudiskirjade avamine on, aga et see on sellised nagu põhilised asjad, mis mulle endale on silma torkanud ja siit võib-olla mõned näited, et ma natuke selgitan ka, miks ma need välja tõin. Et mõned näited, mis ma leidsin enda postkastist, et näiteks suur sooduskampaania, lihtsalt läbivad suurtähed ja siis e-poes ja koha peal vaid 10.07 kuni 12.07. Et no võib-olla, kui näha, et mis bränd on saatnud, et siis võib-olla tekib nagu seos, et mis siit tuleb, aga et ma isegi ei tea, mida siin sooduskampaanias siis pakutakse. Ja need läbivad suurtähed on ka sellised, et kui neid palju kasutada, siis ta mõjub nagu selliselt karjuvalt ja teiseks, et võib ka mõjutada seda, et uudiskiri rohkem satub nagu rämpsposti hulka, et kui kasutada palju läbivaid suurtähti ja hüüumärke, siis need meiliprogrammid hakkavad paigutama seda pealkirja siis rämpsposti hulka, et see on selline nagu libe tee ja noh, lisaks ka, et see ei anna nagu infot, et mida siin siis müüakse. Siis teine, et seedimine ja luutervis, kuidas soolestiku tervis mõjutab luutervist. Et siin ka justkui see on nagu justkui okei pealkiri, aga et siin on nagu see, et ta mõjub selliselt nagu kuivalt, et nagu ettekanne, seedimine ja luutervis, nüüd hakkab meie teaduslik ettekanne sellel teemal. Et ta mõjub selliselt teaduslikult ja kuivalt ehk et võib-olla oleks võimalik leida mingisugune nõks, mis inimest rohkem kõnetab ehk kuidas soolebakterid seedimist soodustavad või luid tugevdavad või kas mingid põnevad faktid, kuidas luud tugevaks muuta, et kuidagi, mis rohkem puudutaks inimest rohkem isiklikult, et ta jääb selliseks kaugeks ja selliseks nagu teadusettekandelikuks. et selline näide, mis pani korraks mind mõtlema, peatuma. Siis see kolmas näide, suvine sale kuni –20. Kasutab võimalust imelised soodushinnad. Et ütleme nii, et siin on midagi head ja midagi halba. Ehk lihtsalt minule ei meeldi, kui on üks sõna eesti keeles ja teine inglise keeles, suvine sale, et võib-olla suvine kõhn hoopis. et minul selline asi nagu riivab silma, ei mõju kutsuvalt. Et aga et võib-olla noh, et siin on soodusprotsent ära toodud ja selline emotikon, et see noh, tõmbab tähelepanu mailbox'is. Ja et imelised soodushinnad, kasuta võimalust imelised soodushinnad ehk see võib ka olla nagu pisut võib-olla kutsuv see eeltekst. Et siin on võib-olla ühte ja teist, aga et lihtsalt, et torkas silma see suvine sale ehk selline võib-olla keeleline probleem, et võib-olla oleneb, kes see siis sihtgrupp on, et võib-olla nooremale publikule see eesti keele, inglise keele segamine nagu läheb peale, mulle isiklikult mõjus nagu eemale tõukavalt. Selline näide siis pealkirja kohta. Ja siin viimane, uudised sulle. Hoiame siin stiilsena sõltumata ilmateatest. Et ühest küljest võib öelda, et uudised sulle ehk see ongi justkui, et ongi no, ikkagi mõeldud personaalselt ja et see on, noh, et see ei ole nagu üldine või selline üleüldine tõesti, et see on nagu uudised sulle. Aga samas, mis uudised? et see jääb nagu isegi ebamääraseks, mida siin müüakse. Ja hoiame siin stiilsena sõltumata ilmateatest, et see on väga imelik lause, et see on selline kas ai-lik või see on siis lihtsalt kuidagi tõlgitud teisest keelest. Kuidas teie mind stiilsena saate hoida? Et võib-olla siin annaks võib-olla rohkem mõelda, et mugavad ja stiilsed riited sügiseks või vihma sajab, aga riided ootavad sind. Ühesõnaga natukene peaksin mõtlema, et kuidas seda ümber sõnastada, et see oleks nagu normaalne ja eestikeelne, et ma isegi praegu mingit varianti välja ei paku, aga lihtsalt torkas silma selline pealkiri. Siis ma otsisin ka mõned pealkirjad, mis mulle meeldisid enda mailbox'ist, ja mis siis hea pealkirja tunnus on seegi, et ta tekitab uudiskimu ja viitab konkreetsele kasvule või tulemusele, midagi, mida klient saab
ja võib-olla ta tekitab temas uudishimu, et ta tahab klikkida, edasi lugeda. Et üks lemmikpealkirju mul viimasel ajal, mis mulle meeldis, on, et mida McDonald's saab sulle õpetada ai otsingu kohta. Et praegu on kuum sõna see, et ai-le tuleb enda kodulehte optimeerida ja siis siin oligi siis võrdlus, et siin mitte ei ole McDonaldsi kiri see, vaid et see ongi siis SEO koolitused, SEO selline teemaline uudiskiri ja mida on ühist siis McDonaldsil ja ai otsingul ja et ühesõnaga, et McDonaldsil on niivõrd hea süsteem ja see kiirus, kuidas kõik on üles ehitatud, et see ei ole juhuslik, see on kindel süsteem ja samamoodi siis on ai otsingule optimeerimisel kindel süsteem, millest seal uudiskirjas oli juttu. Aga mind see siis kõnetas ehk läbi tuttava millegi uue ja keerulise seletamine, et või selline tõesti, et ma tahaks teada, mida on ühist McDonaldsil ja ai otsingul. Ehk see oli selline pealkiri, mis mind kõnetas, et võib-olla ma jah, kes jälgib väga palju just turundusvaldkonnas neid uudiskirju, aga et see oli kohe sihuke huvitav pealkiri. Siis mulle meeldis viimasel ajal, et mul oli postkastis, et mis on üks asi, mida sa sel sügisel enda heaks teed. Et see pani ka kohe peatuma, et mis tõesti, mis see üks asi on ja mida siin kirjas siis pakutakse, et mis ma peaksin siis otsustama või valima, et see oli selline põnev, mis mind pani peatuma. Ja loomulikult ka sellised, mis lubavad ka mingit konkreetsest kasu, et 10 tervituskirja näidet, mis aitavad sul uued liitujad kohe enda poolele võita. Et see on muidugi inglise keeles päris pikk, aga et mingi konkreetne kasu, mida kohe siit, mida sa saad, mingid nipid või kasu, mis siin uudiskirjas nagu on. Et loomulikult neid pealkirjatüüpe on hästi palju ja see on tegelikult copywritingus eraldi teema, et kuidas seda head pealkirja luua. Aga ma panin sind mõtlema, et see pealkiri ei tohiks olla liiga üleüldine või liiga selline nagu kuiv, et kuidagi, kuidas sa saad tekitada kliendis seda uudishimu või kasu, mis paneks seda siis klikkima, edasi lugema. Ja noh, muidugi mõned pealkirjad ongi siis tõesti nagu öeldakse inglise keeles clickbait ehk mis on sellised nagu kohe väga kutsuvad klikkima, aga kui see sisu seal ei tule järgi, siis klient võib tunda ka ennast nagu petetuna. Ehk see uudishimu ja kasu lubamine, et see peaks olema selline, mis on nagu aus, et peaasi, et tuleb see sisu ka sealt järgi, et see, mida sa pealkirjas lubad, et sellest sa ka seal räägid, ühesõnaga, et see oleks ka selline, et klient ei tunneks ennast ka petetuna, kui ta klikib või nagu kirja lahti teeb. Ja see on siis, puudutab pealkirja, pealkiri on äärmiselt tähtis ja pealkirja mõtlemise peale sa võidki kulutada eraldi aega, ehk see on täiesti okei, kui sa pealkirja valimisele kulutad võib-olla rohkem aega kui kirja kirjutamise peale, sest pealkiri on hästi tähtis emailide puhul ja üldse turunduses. Ehk seda ei pea üldse kartma, et pealkirja peale aega kulutada ja noh, pealkirjade osas saab ka emailiprogrammid lubavad teha neid AB teste, mis pealkiri paremini toimib, seda saab siis alati ka testida. Ja mis on siis viga number 2, mis on selline päris suur teema, aga mida ma siis ka siin natuke avame just, et uudiskirja sisu ei kõneta. Ja mis on peamised komistuskivid uudiskirja sisul? Üks asi, mida ma olen märganud ja mis võib mõjuda kehvasti, on see, et kui on pikk ja igav sissejuhatus meilil ja puudub selline konks või haake, mis kliendi nagu tähelepanu haaraks, sest inimeste tähelepanu tänapäeval on hästi hajuv, hästi selline noh, kergesti liigub mujale, et kui selle kohe alguses ei ole mingit haaravat mõtet või konksu, siis inimese tähelepanu võib lihtsalt hajuda ja ta läheb, klikib mujale, et ta ei jää uudiskirja lugema. Siis teine viga on selline võib-olla ametlik, kuiv ja pressiteatelik toon. Et loomulikult sõltub siin brändi häälest, et milline see konkreetne uudiskiri peaks olema, aga et kui sa jääd väga selline ametlikuks ja kaugeks, et siis ka inimene ei tunne, et temaga nagu räägitakse, vaid see on nagu temale, et rohkem võib-olla ka siis on see, et räägitakse ettevõttest liiga palju või siis on ainult toote kohta pakkumised ilma selgituseta, miks see kliendile siis kasulik või vajalik on. Ja mis on ka selline võib-olla võib olla probleem, et kui ühes uudiskirjas on liiga palju teemasid ja liiga palju ka siis võib-olla selliseid üleskutseid, call to action'eid, et siis ka kliendi tähelepanu võib hajuda, et ma tean, et meil aastaid tagasi, 10 aastat tagasi olid hästi populaarsed sellised pikad uudiskirjad, kus oli palju nuppe ja palju teemasid koos.
aga nüüd ikkagi viimasel ajal pigem on see, et neid teemasid panna pigem vähem ja siis saata neid uudiskirju võib-olla mitu, iga teemal pigem eraldi, et siis inimene paremini keskenduda sellele konkreetsele teemale, et oleneb nüüd valdkonnast, et kui palju neid teemasid kokku panna, mis tüüpi uudiskirjad need on. Aga see on ka selline üks nagu oht, et mis võib uudiskirjade puhul tulla. Ma toon siis mõned näited ka sulle siin täna. Et üks asi ongi siis see pikk ja igav sissejuhatus näiteks. Hei, loodan, et suvil möödus toredalt ja said natuke puhata. Sügis tuleb alati kiiresti ja ka plaanid alles võtavad kuju. Meil on varsti jagada mitmeid uudiseid ja tegemisi, millest räägime selles kirjas pikemalt. Eks see on nagu ühest küljest jaa, et võib-olla on inimlik pöörduda kliendi poole, et loodan, et suvi möödus toredalt või kuidagi, et sa nagu lood uuesti seda sidet, kui sa ei ole vahepeal kirju saatnud. Aga et kui sa jääd nagu heietama ja sellist nagu üldist juttu ajama, siis see tähelepanu võib lihtsalt hajuda. Et siin oleks hea, kui siin oleks mingi konkreetne selline kohe ka viidaks üldse, mis teemal see uudiskiri tuleb, sest see võiks olla ükskõik tegelikult millise ettevõtte uudiskirja algus, et siin ei ole ka üldse nagu seda spetsiifikat, et millest juttu tuleb või seda, mingi kliendi probleemi või küsimust siin ei puudutata, mis võiks nagu seda tähelepanu köita. Tegelikult, kuidas leida sellist konksu, et see on ka siis turunduse eraldi teema, et tegelikult nüüd mul on endale sisuloome mentorgrupp, et sinna ma tegin sellise hea video, kus ma räägin, kuidas seda konksu nagu leida, et milliseid konksu haagitüüpe üldse on, et millega klientide tähelepanu kiiresti võita, et vältida sellist üldist sissejuhatust. Siis viga number 2 on see, et kui kirjutad liiga meie positsioonil ehk ettevõtte positsioonil, et räägid, oi, me avasime uue kontori, meil on nii hea veel teatada, et meie ettevõttes on nüüd need uuendused ja see on, kõik on nii hea meie ettevõttes. Aga peaksid mõtlema sellele, mis kasu klient sellest saab. Ehk kui sa avasid uue kontori, et nüüd saad tellimuse 2 korda kiiremini kätte, vaata tarneaegu siit või et lihtsalt, et küsimus, kui sa kirjutad uudiskirja, kas see on kirjutatud kliendi jaoks, kliendi kasu silmas pidades või sa räägid ainult endast, enda ettevõtet kiites. Ehk siin on nagu see fookuse küsimus, mis on alati copywriting us selline oluline teema. Et kui sul on persoonibränd, siis sa võib-olla räägid ka enda tegemistest, aga et peadki mõtlema, kas need tegemised on need, mis lähevad sinu ideaalkliendile korda, et kas need aitavad teda kuidagi või on talle mingiks õpetlikuks näiteks. Ehk siin on alati selline tasakaalu küsimus. Ja siin on ka siis pakkumine, mis ei kõneta. Ehk see on ka reaalne üks uudiskiri, mis mul oli postkastis, et muidugi on väga levinud see, et esimesed ostud -10 on ju. Aga siin oli see, et ma selles uudiskirjas olen olnud, ma arvan, vähemalt pool aastat ja siis see uudiskiri algas niimoodi, et esimese ostu soodustus -10, kasuta koodi HEI10 ostukorvis või kliki all oleval lingil ja soodustus rakendub automaatselt. Et isegi mida siin üldse pakutakse, mida ma saan osta, et ma võib-olla ei ole neid uudiskirju nii aktiivselt jälginud, et ma ei teagi isegi, mida pakutakse, et kui on mingi sooduskood või soodusprotsent, et siis peaks ka ütlema ikkagi, millelt see on või mis see pakkumine on ja mis see mulle annab, et see osa oli kõik nagu puudu ja siis võiks öelda, et see kiri ei kõnetanud, et seal allpool tulid jah mingid tagasisided, on ju, aga et kuidagi see juba alguses üldse ei haakinud, et siis on kõik, et ei olnud huvi edasi lugeda, et see oleneb jah, kuna sa selle sooduskoodi või soodustuse annad, et see kui on klient juba olnud siin väga kaua listis, aga et ta ei saa aru ikkagi, mida ta ostma peab ja milleks see kasulik on, siis on jah, selline lihtsalt kahju, et ei kõneta. Kahjuks ei kõneta. Ja siis on näide sulle veel ka liiga palju teemasid. Et noh, et kõik, et uus toode jõudis lahtu, vaata blogipostitust, vaata toodet. Sellel nädalal -15, kasuta sooduskoodi. Ja siis tasuta webinar, räägime robot-tolmuimete suurimatest vigadest, registreeru siin. Aita meid, täida küsitlus ehk palju teemasid, palju üleskutseid erinevaid koos. Ehk siis enam klient ei tea, mida ta tegema peab, et see on selline segadus tekitav. Ehk kui on palju teemasid, siis võib-olla üleskutseid ikkagi, et mõned on siis kõrvalteemad, sellised uudised, aga neid üleskutseid nii palju erinevaid ühes uudiskirjas võib-olla koos ei peaks olema või kui on, siis see võib
lihtsalt tähelepanu hajutada ja inimene ei teegi mitte midagi, sest ta on nagu laps kommipoes, ta ei suuda valida, kuhu ta siis peaks klikkima või mida tegema. Ehk see on siis selline teine selline suur viga. Ja kolmandaks, me ei saa kuidagi üle ka üleskutsest ehk call to action'ist. Ja üleskutse, ma ütleks tegelikult, et see on üks päris keeruline teema, et seda ma kindlasti siin lühikese ajaga selgeks ei tee, sest see üleskutse valik sõltub hästi palju sellest, et kui soe on klient, milline on tema kliendi teekond siiani olnud ja milline see sobiv call to action on. Et see ei ole nagu nii lihtne, et alati sobib osta kohe või et broneeri on alati õige call to action, et see teema on natuke keerulisem. Aga mis on peamised vead, on see, et näiteks, et kui üleskutset üldse ei ole, et loodame, et oli kasulik, et aga mis on järgmine samm, et mis ma edasi teen, et siis inimene ei lähe võib-olla ise kuhugi kodulehele klikkima või midagi tegema, et sa pead talle seda ikkagi ütlema, et ta kuhugi klikiks või midagi vaataks, kui sa seda tahad. Siis, kui on ka liiga palju linke ja nuppe ühes kirjas eesmärk, et selle näite just tõin sulle. Kui on ebamäärane, lihtsalt vaata lähemalt või vaata meie kodulehte, et siis on ka see, mõnikord vaata lähemalt nagu sobib, sest kui sa oled eelnevalt ära selgitanud, mis siin on ja ta ei ole võib-olla nii soe klient, et ta kui ostma läheks, siis võib-olla sobib, aga et võib-olla mõnikord ta jääb jällegi ka ebamääraseks, et see nagu sõltub. Aga et jaa, et kui ta ei ole nagu piisavalt konkreetne, võib-olla see üleskutse ikkagi. Ja võib-olla osta kohe võib olla päris hea üleskutse, kui klient on üles soojendatud, aga kui ta ei ole veel soe klient, siis osta kohe ei pruugi klienti tõmmata. Ehk võib-olla, kui näiteks on e-pood, et vaata sügisjope siit, kui ta alles on selles valiku tegemise faasis. Ehk üleskutse puhul on hästi palju seda, et see sobiva üleskutse valimine vastavalt sellele, milline see klient on ja milline sinu toode-teenus on, et see on võib-olla keerulisem, aga et võib-olla üks asi ongi see, et see üleskutse võiks kindlasti olemas olla mingil kujul, et kliendile öelda, mida ta peab tegema. Sest kui seda ei ole, siis väga tõenäoline ka, et klient ei tee. Ehk et pigem jah, võib mõelda sellele, kas sul on üleskutse alati uudiskirjas olemas, milline see on ja võib-olla mõelda ka sellele, et mida sa teda tegema kutsud, et kas ta on alles uus klient või ta on soe klient, et millise üleskutse sa paned. Et see on siis ka selline kindlasti mõtteaine. Aga olengi jõudnud nende 3 veaga ühele poole, mis ma sulle täna rääkida tahtsin, mis minu meelest on sellised sisulised vead, mis mõjutavad just neid tulemusi pikemas perspektiivis ehk see sisu. Ja esimene asi, millest rääkisime, oligi siis pealkiri, et pealkirja nii-öelda edukus, pealkirja edukusest sõltub see, kas inimene üldse klikib ja läheb see uudiskirja lugema, et kas see pealkiri on kutsuv, kas see kutsub sinu klienti klikkima. Ja kui siis edasi minna uudiskirja sisu juurde, siis sa peaks kirjutama mõeldes lugejale, et mis kasu tema sellest kirjast saab ja et see algus oleks selline kutsuv, et sa hoiad tema tähelepanu, käsitleb pigem vähem teemasid, 1-2 peamist teemat ja selge fookus ja üleskutsete puhul ka pigem 1-2 üleskutset ja annab põhjust teha järgmine samm ja tegutseda. Et kindlasti uudiskirjades on võimalik teha ka erinevaid muid vigu, tehnilisi ja muid apsakaid, aga täna mina siin rääkisin siis sisulistest vigadest, mis ei ole võib-olla nii märgatavad, aga mis vaikselt võivad mõjutada seda, kas inimesed üldse avavad ja sinu kirju loevad ja tegevusi teevad, et see uudiskirja sisu, et kas see on läbimõeldud ja kas õigele kliendile on võib-olla õiget tüüpi sisu, ehk kas ta on soe klient või külm klient, kas need kirjad on vastavad. Et see siis minu poolt sellised mõtted, ma loodan, et sa said ka siit ideid, tähelepanekuid, mida tähele panna enda kirjades. Aga kui sa nüüd tunned, et oleks vaja veel abi uudiskirjadega või lisainfot, siis mis on siis edasised võimalused? Ehk järgmisel nädalal, teisipäeval tegelikult toimub uudiskirjade analüüsi töötuba ja seal ma siis vaatan nendel, kes meil saan võtta umbes 6 inimest, 6-7 inimest, kelle uudiskirja ma vaatan siis läbi ja aitan muuta seda sõnumit selgemaks.
ja aitan ka mõelda seda, kuidas sina saaksid eristuda. Ehk praegusel hetkel ongi see, et AI-ga sa saad ju väga kiiresti mingi kirja valmis kirjutada, aga kas see on eristuv sinu brändi jaoks, kas need sõnumid on sellised, mis just sinu klienti kõnetaksid. Ehk mina copywriterina aitan seda poolt üle vaadata ja kuidas kirjad üldse enda jaoks tööle panna, et sellel teemal aitan kaasa mõelda. Ja see toimub siis sisuloome mentorgrupis, selline kogukond, mida ma juba üle aasta vean ja seal siis kindlasti olemasolevad liikmed esitavad uudiskirju, aga ma saan ka võtta mõned uued inimesed, kelle kirju ma analüüsin ja võid ka niisama loomulikult tulla vaatama, kuulama, et võib ka pealtvaatajana osaleda, aga ma saan võtta ka mõned inimesed veel siis, kelle uudiskirju ma analüüsin. Ja mis kogukond ennast siis veel kujutab, et jah, nüüd teisipäeval on meil uudiskirjade analüüsi töötuba, aga meil on seal ka siis teisi teemasid ehk mul on tegelikult juba üle 50 tunni on seal videokoolitusi kokku ehk sealhulgas on ka näiteks mul on uudiskirja tervitusseeria loomise koolitus, mul on selle kohta koolitus, kuidas meililisti kasvatada, copywritingu alased koolitused, milliseid raamistikke, tehnikaid kasutada ja ka blogi ja SEO teemalisi koolitusi. Ja meil toimuvad siis kohtumised 2 korda kuus Zoomis. Et üks kord on siis selline küsimuste kõne, kus võib kõiki küsimusi küsida ja lasta oma teksti üle vaadata. Ja siis teine kord ongi siis kas mingi töötuba või koolitus. Ehk seekord uudiskirjade analüüs järgmisel kuul. Juba sügisel mul tuleb ka siis pealkirjade teemaline töötuba ja vaatan ka siis reklaamtekste näiteks üle. Ehk ühesõnaga meil on erinevad teemad seal igakuiselt. Ja on ka siis erinevaid töölehti ja kontrollnimekirju ja meil on ka Facebooki grupp ja selline toetav kogukond seal sisuloome mentorgrupil. Ehk selline kogukond, mille ma siis olen kokku kutsunud ja seal ma saan siis konkreetselt teksti üle vaadata, aidata, mõelda seda sisustrateegiat, milline sisustrateegia võiks sinu ettevõttes toimida. Et siin on ka mõned liikmete tagasiside. Ehk siis Tiina, et talle meeldib just see, kuidas ma tagasisidet annan ehk tagasiside ja peegeldused. Et tihtipeale ja ka ettevõtjatena ja ka kui sa oled turundusspetsialist kuskil ettevõttes, et jääda oma teemadega nagu üksi, et selles osas sisuloome mentorgrupp on hästi hea, et ma ise mentorina annan tagasisidet, aga ka teiste liikmete sellised arvamused või tugi on see, mis aitab sul edasi liikuda. Ja Veronika ütleb ka, et ta on hästi palju nippe saanud, kuidas blogisid ja reklaamtekste kirjutada. Ja Veronika puhul mul on ka hästi hea meel, et ta just enne suve algust ütles ka, et tänu mentorgrupis saadud soovitusele tema pereettevõte nüüd saab väga palju päringuid ja müüke. Ehk jah, et üle aasta on ta olnud mentorgrupis, aga et nüüd on ka selline pereettevõte, selline tore nagu läbimurre, et mul on väga hea meel, kui inimesed saavad neid tulemusi, saavad läbimurdeid. Et mõni väike soovitus, mille peale sa võib-olla ei ole tulnud, aga teine inimene näeb seda kõrvalt ja saab sulle siis tähelepanu juhtida, et kuhu suunas liikuda, mis on oluline, mida tekstides muuta. Ja siin veel tagasisidet, et olen käinud ka assistendikoolis koolitust tegemas. Siin on Nela tagasiside ja lihtsalt ühe kliendi tagasiside, kes sai innustust siis edasi liikuda ja enda siis teemat arendada. Et ma korraks näitan sulle seda siis maandumislehte ka, et Sandra saab panna ka siis lingi meile. Et siis mentorgrupi tasu on 37 eurot kuus ehk võid tulla 1 kuuks, võid tulla kauemaks, et praegu siin tõenäoliselt, kui sa siin webinaril oled, huvitab just see uudiskirjade teema, et uudiskirjade teema just meil siin sellel kuul siis sisuloome mentorgrupis on. Ja no kõik see, siin on siis saad veel vaadata erinevaid tagasisidesid, mida mu liikmed on jätnud. Ja erinevad moodulid siis ongi, et sõnum ja brändihääl, saad läbi mõelda, paika panna, copywriting, blogi, SEO, meiliturundus, eesti õigekeel, et kõik sellised sisu puudutavad teemad on meil ja erinevad koolitused, mis meil tulevad mentorgrupis. Boonused, kuidas kirjutada sisu, mis müüb, väljakutsesalvestused, Liina Ostumaa veebikoolituse salvestus, kuidas sisuloome abil eksperdi staatus saavutada.
et Liina oli varem siis assistendikooli juht ja tema tal oli väga toimiv just siis sotsiaalmeedia ja meiliturunduse kombinatsioon, mis tema ettevõttel aitas nagu edu saavutada. Ta räägib ka sellel webinaril lähemalt, et kuidas tal see oli üles ehitatud, jagab natuke lähemalt. Ja siis Coach Kati Keerme veebikoolitused, sihi ja eesmärkide seadmine, et sa teaksid, kuhu poole sa üldse teel oled. Ja tasu on siis 37 eurot kuus. Sobib see siis nii turundusspetsialistidele, virtuaalassistentidele, kes tahavad siis paremat sisu luua, copywriting ut õppida, aga ka ja väikeettevõtjatele, kes tahavad enda brändisõnumeid paremaks muuta ja lihtsalt tahavad ka siis selles kogukonnas tegutseda, et ei taha üksi pusida. Et ootan sind siis selle mentorgrupiga liituma, siit maandumislehe kaudu saad liituda või kui sa tahad ka arve katustada, sa võid mulle kirjutada meilile ka laura@ankurturundus.ee. See on siis jah üks võimalus sulle mentorgrupis, saan aidata sinu tekste üle vaadata, sinu strateegiat üle vaadata ja kohendada. Aga mul on sulle ka täna teine võimalus. Ma nimelt olen kokku panemas siis uudiskirja meistriklassi online kursust. 8-nädalane uudiskirjade kursus on mul plaanis. Praegu ma salvestan mooduleid, et ei ole veel liitumine avatud, aga praegu saad liituda siis ootenimekirjaga. Ja see ongi siis sulle, kui sa oled juba meiliturundusega alustanud, aga et sa ei saa täpselt aru, et miks need uudiskirjad ei too tulemusi, kuidas need sõnumid jäävad lahjaks või miks su meililist ei toimi päris selliselt, nagu sa tahaksid. Ja siin kursusel me õpime, kuidas kirjutada siis neid tabavaid pealkirju, kuidas üldse leida enda sõnumid üles, mida sa peaksid uudiskirjas edasi andma, kuidas kirjutada müügikirju, müügipakkumisi, mis oleksid sellised võib-olla, mis ei tunduks nii müügised. Kuidas siis AI ajastul enda kirjadega eristuda, ehk ma otseselt ei ole võib-olla AI koolitaja, aga ma olen ise katsetanud ja ma olen leidnud päris häid meetodeid, kuidas AI loodud kirju kohandada niimoodi, et need oleksid huvitavad ja kõnekad sinu brändi raames, enda brändi raames. Ehk AI sisu ka siis selline muutmine, kohendamine selliselt, et need kirjad toimiksid sinu jaoks. Ja kuidas luua siis toimiv strateegia, mis tagab järjepidevuse. Et selline sisu, strateegia, uudiskirjade koolitus ehk kõik siis räägin ka natuke automaatikatest, kuidas lihtsaid automaatikaid luua, aga et see ei ole selline tehnilise õppe koolitus, ehk ma võib-olla räägi keerulistest integratsioonidest või tehnilistest nüanssidest, et rohkem ta on nagu just sisuline, kuidas leida need õiged sõnumid, õiged kirjad luua õigele kliendisegmendile, kuidas need kirjaseeriaid luua, siis näiteks tervituskirju või muid automaatseeriaid, mis tooksid sinu brändile, siis ettevõttele tulemusi. Ja siis siin on siis ka veel tagasisidet minu kohta ja ootenimekiri, et kui sa tahad uudiskirjad enda äri jaoks tööle panna, siis liitu selle ootenimekirjaga. Plaanis selle koolitusega alustada on oktoobris ehk mõeldud on mul ka niimoodi, et on eelsalvestatud mooduleid, aga siis on ka tugikõned ja otsekoolitused mõned ehk on selline õppimisvorm, et saad kas järgi kuulata või ka otse osaleda kõnedel, kus saame ka vaadata tulemusi üle ja kui sa oled kuhugi kinni jäänud, et mis need probleemid sinu uudiskirjades on, et kuidas neid lahendada. Sellised grupikõned on meil ka, kus me reaalselt praktiliselt vaatame uudiskirju üle. Et selline variant sulle ka, et Sandra paneb selle lingi meile ka siia siis chati, et panen enda ettekande siis siia tagasi. Et siin ongi siis meiliturunduse kursus. Et see, mis ma just sulle rääkisin, et liitu ootenimekirjaga, et kui mul vist ei ole see jagamine siin nii. Ja, et olen siis seda kursust alustamas, et kui sind huvitab liitu ootenimekirjaga ja see ei kohusta sind tegelikult millekski, et sa ei pea kohe ostma, aga kui sul on huvi sellise koolituse vastu, siis ootan sind selle ootenimekirjaga liituma. Ja nüüd ongi aeg sealmaal, et ma saan võtta mõned küsimused ja siis peale seda ma siis teen ka loosimise
ehk loosime täna siis siin otseosalejate vahel välja siis selle uudiskirja kontrollnimekiri. Nii, kas meil on siin küsimusi? Reelika küsis siin kohe alguses tegelikult platvormide kohta, et milliseid meiliplatvorme kasutatakse üldse, et ja kas MailChimp on eilne päev? See on päris hea küsimus, sest minu jaoks, mina vaatasin päris põhjalikult selle litmusi uuringu läbi ja tegelikult seal tuli välja, et MailChimp on endiselt üks kõige populaarsemaid meiliturunduse platvorm ehk see oli päris tipus, ma ei mäleta, mitu protsenti neid kasutajaid oli. Ma olen ise kahte platvormi kasutanud, ehk seal on plusse, aga ütleme üsna kiiresti seal, kui sa tahad automaatikaid teha, see läheb tasuliseks ja läheb üsna kalliks. Ehk tegelikult Eestis, kui sul ei ole nagu väga suur list, et on ka teisi variante, kus sa saad nagu neid automaatikaid võib-olla teha soodsama hinnaga, neid automaatkirju on ju. Ja näiteks ka MailChimpis tasuta variandis ei ole kirjade ajastamise võimalust, mis on hästi suur miinus minu arvates. Et sa tahad ju mingi kindla kellaajal saada, sa ei saa alati passida arvuti juures, et mingit kirja välja saata, on ju. See on nagu, seal on nagu tasuta on üsna vähe selliseid variante seal, et aga ta, kui tasulisena võtta, ta on päris, endiselt päris üks peamisi meiliturunduse platvorme. Aga siin Eestis on ka populaarsed, ütleme, on Smiley, Eesti platvorm on hästi populaarne ja on ka MailerLite ja ma ise kasutan ka Gitti. Gitt on väga hea just ka erinevate automaatikate tegemiseks, segmentide loomiseks, et neid platvorme on erinevaid ja ei saa öelda, et üks on parem kui teine, et igalühel on oma väiksed plussid ja miinused. Aga et ma ütleks, et ajastada kirju ja sellist automaatikaid teha, et siis on ka teisi võimalusi siin olemas kindlasti. Siin küsitakse, kas tuleb salvestus. Jaa, et tänases webinare tuleb salvestus, et ma küll ei jäta seda väga pikaks niimoodi vaatamiseks, et ma saadan selle täna sulle meilile, aga et see jääb ülevaatamiseks umbes nädalaks. Nii, kas siin on veel nii küsimusi? Kerli küsib, et kas oskad jagada häid nippe, kuidas uudiskirja lugejaskonda kasvatada. Ja et siin on tegelikult hästi palju erinevaid võimalusi alates sotsiaalmeediast kui ka see, kuidas selle kodulehel see vorm on paigutatud ja kuidas see tuleb. Et tegelikult selle kohta ma olen teinud päris hea koolituse, Sisuloome mentorgrupis on olemas, kus ma lahkasin seda teemat, et kuidas neid liituvaid uudiskirja siis ikkagi saada. Et ma isegi, see on pikem teema, aga see on, ma tean, paljudel ettevõtjatel on see üks komistuskivi, et isegi kui sul on juba mail-list, siis alati seda peab ju kasvatama, sest osa inimesi lähevad ära, osa ei ole enam nii huvitatud, et tegelikult kogu aeg peaks olema uudiskirjas juurdevoog olemas. Nii, kas kui sul on veel küsimusi, julgelt küsi, võid ka kaamera mikrofoni sisse lülitada, kui tahad. Siin on hästi palju siis sellist arutelu meil, mis apsakaid inimestel on olnud. Sandra, kas on veel mingeid küsimusi, mis sulle silma jäid või kellelgi on mõtteid? Ei ole rohkem jah küsimusi. Jaa, aga ma loodan, et täna sa said siit mõtteid, et anna mulle ka tagasisidet, kas sa said mingeid uusi mõtteid või nippe, kuidas enda uudiskirju juba paremaks muuta. Ma loodan, et said siit mõtteid ja kasulikke ideid, et mida juba siis rakendada, aga et see on selline hästi väike osa, selline nagu isu tekitaja sulle. Ma ütlen, selle teemaga saab hästi palju sügavamaks minna tegelikult uudiskirjade teemaga, et mida seal siis, sõltub hästi palju ka siis brändist ja sellest, milliseid kirju sa tahad parandada või kas sa oled e-pood või teenusepakkuja. Aga siin on üks hästi hea küsimus, millele ma tegelikult võin ka veel vastata, et kui head on emotikonide kasutamine uudiskirjas. No see on päris hea teema. Ma emotikonidest olen ka ise nagu rääkinud varem, et ma olen teinud ka webinari selle. Kahjuks mul nüüd on seal Facebook kustutas need laivid ära, aga ma panen selle YouTube'i üles selle webinari, mis ma selle emotikonide teemal olen teinud. Aga lühidalt võib öelda seda, et see sõltub hästi palju brändi häälest ehk milline sinu bränd on ja kes on su sihtgrupp, et kas need on kui vanad need inimesed, kas need on nooremad inimesed, kas need on vanemad inimesed, siis milline see teema on, kas see on tõsisem teema, kas tegemist on mingi panganduse või advokaaditeenusega või on sul mingisugune
fun nagu näiteks mingid lastele mõeldud tooted on ju, et see sõltub hästi palju, milline see bränd on, kas need uudiskirjas, need emotikonid on asjakohased. aga fakt on see, et kui näiteks tehisintellektil lasta neid tekste luua, siis pahatihti ta paneb sinna hästi palju neid emotikone sisse. ehk siis sa peaksid võib-olla defineerima, et mis sinu brändi üldse emotikonid on ja kas ja kui palju sa neid uudiskirjas kasutad. ehk ma tegelikult üldiselt arvan, et uudiskirja nende emotikonidega üleujutamine pigem näeb selline ebaprofessionaalne välja, aga mõned üksikud, mis haakuvad sinu brändiga, need võivad täitsa sobida aga mitte alati, sest see sõltub ikkagi sellest konkreetsest teemast ja brändist ja sihtrühmast, et see on ka selline, see on nagu väga hea teema, see emotikonide kasutamine praegu, et see on ka aktuaalne, eks ole. aga jah, et see tuleks nagu enda brändi seisukohalt siis läbi mõelda. et ma loodan, Kristiina, sa said ka siit nagu mõtteainet, et see ei ole, et ei või jaa, aga et see on selline asi, mida võiks eraldi läbi mõelda enda ettevõtte seisukohalt. Jaa, aga suur aitäh sulle ja kui on veel küsimusi, kirjuta mulle või ka siis ma jagan sinuga, meil on ka siis Sisuloome ABC grupp, kus, kui sa ei ole veel liitunud, kus me arutleme ka erinevate teemade üle ja kuhu ma neid otseülekandeid teen. aga et viimane asi on ka see, et pidime tegema loosimise, et nüüd siin võid siis liituda siis Sisuloome ABC grupiga ja jälgida minu lehte Ankurturundus ehk siin, kes ei ole veel liikmed, aga et siis, kes soovib, siis uudiskirja kontrollnimekirja, et pange chati, et siis ma loosime välja siis, kes selle täna meil saab. nii, vaadake, ootan ja siis ma siin juhuslikult valin. Triinu. Triinu, kes on kirjutanud 12.01, Triinu siis saab uudiskirja kontrollnimekirja. et palun kirjuta mulle laura@ankurturundus.ee ja ma saadan sulle kontrollnimekirja. et kes nüüd ilma jäid, et siis Sisuloome mentorgrupi ma panen selle ka üles materjalid alla, et kes võid siis ka sealt selle kontrollnimekirja saada või siis tulevasel siis meiliturunduse uudiskirja meistriklassis, mida ma siis teen. Aitäh kõigile, kes siin täna olid ja soovin sulle ilusat päeva jätku. Tšau!